Tere! Mina olen Irina, nagu ikka vaatate kanalit Lohe loeb. Tänases videos teen oma aprillikuu lugemisnimekirja. Ma ei kavatse loobuda oma tavapärasest lugemisnimekirjadest, mis põhinevad lugemise väljakutse selle aasta teemadel. Nagu ka varem, tõmban oma hallist karbist. Teemad seekord küll mitte 4 teemat, vaid lausa 6 teemat, sest mul on lootust, et ma jõuan nüüd aprillikuus rohkem ja põhjalikumalt lugeda. Ma ei hakka liiga aega veetma, see video tuleb lühikene, põhimõtteliselt ainult uute teemade väljavalimine. Nii, alustame siis esimese teemaga. Nii, ja selle kuu esimene teema on selline. Nii, raamat, mille kaas on värvita must, valge, hall või valge. Kes on näinud minu eelmist videot, teab väga hästi, et ma varusin ekstra selle teema jaoks endale raamatu, kuna ma ei tea, mis sisetunne ütles, aga järgmisel kuul ehk aprillikuu jooksul sellesse teemasse ma loen siis Robin Robertsoni The Long Take. Ma ei oska mitte kuidagi kommenteerida, mille kohta see raamat on, aga teemasse läheb mustvalge kaas. Siis teine teema järgmiseks kuuks. Nii. On nüüd selline. Ja see on siis 47. teema, 2 sarnase kaanega raamatut. Algselt ma plaanisin lugeda sellesse teemasse raamatuid Viimane hingelind ja Vangistatud taevas. Nende mõlema kaane peal, siia tekivad nad mõlemad kaanepildid kuhugi, et nende kaane peal on selline puuri moodi asi. Et teeme niimoodi, et kui ma jõuan ja kui nad on saadaval, sest et nad on suhteliselt nõutud raamatud ja üsna värsked, et need ei pruugi raamatukogus olla, siis ma loen neid. Aga kui juhtub, et ma ei saa vajalikke raamatuid, mida ma tahaksin, ja nad on välja laenutatud, siis ma loen seda 2 ulmeraamatut. Nad ei ole küll väga sarnased, aga stiililised on sarnased ja kuuluvad samasse sarja, nii et läheb siis 2 ulmesarja raamatut sinna alla. Nii, 3. teema. Juba hakkab olukord natuke hirmus tunduma, kas ma ikka tegin õieti, et ma otsustasin 6 teemat seekord võtta. Aga vaatame siis, selline on siis 3. teema. Ja see on, seda raamatut lugedes ma nutsin ja naersin. Niimoodi pimesi otsustada, et mis raamatut ma nüüd hakkan lugema, mille ajal ma loen ja nutan ja naeran. Niimoodi on väga raske otsustada. Aga ma lähenen siinkohal asjale nii, nagu on inimesed soovitanud ja on varasemalt rääkinud, nad nutsid ja naersid. Nii et ma loen selle teema alla Fredrik Backmani Britt-Marie oli siin. Kuna paljudele see autor meeldib, see oleks minul esimene kokkupuude selle autoriga peale siis Mees nimega Ove filmi. Aga ma usaldan teisi lugejaid ja siis panen selle teema alla selle. Vaatame, kuidas see läheb. No, paar pisarat ma niikuinii pigistan välja, sest ma enamasti iga teise raamatu puhul mingis kohas nutan. Siis 4. teema. On 4. Jah, 4. teema. On siis selline. Ja see on eestikeelne raamat, mille pealkiri algab B, D või G tähega. See on mul ka varasemast juba välja valitud. Selle alla läheb siis Indrek Hargla Tõnissaare Udulaam. Ilusti tähega algab ja lausa autogrammiga raamat. Et ammu oleks aeg läbi lugeda.
Siis 5. teema. Tulgu midagi head. Nii, 5. teemaks tõmbasin sellise. Ja see on raamat, mille pealkirjas on arhitektuuri objekt. Ma otsustasin lugeda The Birthing House. See on mul juba väga ammu, ma isegi ei ole väga kindel, kust ma selle sain, arvatavasti Tallinnast Paavli Kaltsukast. Aga kuna see raamat on nii kaua minu juures olnud, et võiks ta läbi lugeda ja otsustada, mis ma temaga teen. Riiulitele on teatavasti ruumi vaja teha. Ja viimaseks asjaks on siis niipidi. Selline pikk teema tundub. Võtame 36. Nukitseme 100. sünnipäeva puhul raamat, kus on sarvilised või muidu riukalikud tegelased. See teema on mul ka täitsa välja valitud juba varasemast ajast. Kunagi laenasin ühelt sõbralt raamatu I Lucifer ja nüüd võiks ta ära lugeda ja sõbrale tagasi anda. Ja natuke piinlik, aga mulle ei tasu raamatud laenata, sest muidu nad seisavad mul paar aastat riiulil. Aga see oligi siis 1, 2, 3, 4, 5. Jah, see oli 6. teema ja need on 6 raamatut, mida ma loen aprillis lugemise väljakutse teema alla. Aga ei maksa unustada, et mul on veel korralik nimekiri raamatuid, mis lähevad minu kriisiolukorra nimekirja ja kuna tundub, et vähemalt maikuuni asi veel kestab, siis ma loen ka seda nimekirja. Ja õnneks mõned kriisiolukorra nimekirja raamatud läksid ilusti ka siia sellesse teemasse, nii et praegu ma olen üsna positiivselt meelestatud ja loodan aprillikuus palju lugeda. Aitäh, et vaatasite ja järgmise videoni!